Ja tere tulemast siia Corner 1 hobikaardi sarja Laitse Grand Prix rajagiidile. Laitse rada on väike, ta on selline armas, oleme kogunenud siia Kadaka kurvi ja räägimegi, et kuidas see kurv ära võtta, et loomulikult tuleb siin Kadaka keskel seda Apexit tabada ilusti, sest kui sa seda ilusti ära ei taba, siis... Mis sa teed? Miks sa siin oled? Ma olen rajal. See on väikeste rada ju. Ja, nii. Ja tere tulemast siia Laitse hobikaardi rajale, sellele tegelikule rajale ja tegu on ühe mõnusa kombinatsiooniga klassikalisest rajast ja tänavarajast, ehk siis nagu juba üks osaleja ütles, et see on veel rohkem Monaco kui isegi Unibeti rada ja tõepoolest ühest küljest ta on natuke selline väiksem, ta on natukene selline kitsam, aga samas siin võimalusi on tegelikult roppu moodi ja tegu on ka üsna reljeefse rajaga ja nii neid võimalusi, kui seda reljeefsust näitabki raja teine kurv, kus me ka praegu oleme. No see on selline kurv, kus õigeid ja valesid vastuseid tegelikult ei olegi. Sul on kaks võimalust. Kas sa võtad siit kusagil, teed väikse pidurduse, suunad kardi juba õiges suunas ja saad ilusti varajase Apexi või teine võimalus ja võimalus, mida ma isiklikult ka rohkem eelistan. Sa lähed siit ilma kordagi pidurit puudutamata, sisuliselt täisgaasiga lased kardi libisema, libised ja loodad, et kuskil siin tekib sul pidamine, et võtta selline hiline Apex ja rünnata juba ülejäänud rada. Kindlasti selline kurv, mis paneb tundma, et selle pärast see ala ongi äge ja sellel järgneb raja tunduvalt aeglasem ja tehnilisem osa. Ja nüüd olemegi ühes sellises aeglasemas ja tehnilisemas raja osas. Selles kurvis, nagu tee ühtemoodi, teed valesti, tee teistmoodi, teed valesti, sest ideaalis, kui sa sõidad seda puhtalt, sa tahaksid võtta siit päris suure kaarega, saada enda kart kuhugi siia ja siit on oluline hakata kiirendama juba ilusti, et sa saaksid järgmisest kurvi osast siit juba ilusa kiirendusega minna, ehk siis absoluutselt selline kurv, et siin kurvi esimeses selle šikaani osas sa pead mõtlema šikaani teisele osale, oluline on välja kiirendus, aga probleem on muidugi selles, et kui sa jätad siin ukse liiga lahti, siis on ka siin väga hea möödumisvõimalus. Nii et tuleb see läbi mõelda ja möödumisvõimaluse seisukohas kahtlemata, et siin on sul hea võimalus konkurendi sõidujoon ära rikkuda, et ta saaks halva kiirenduse šikaani teisest osast välja. Ja kui konkurendil läheb see kiirendus siin halvasti, ongi sul võimalus talle siia kõrvale tõmmata ja juba enne viimase 80 kraadist kurvi boksiteele liikudes võtta ette ja alustada edukalt järgmist ringi. Ja boksiteest rääkides, vaatame, kuidas Janaril seal läheb. Ja siin me oleme boksi alal. Praegu on siis käimas lihtsalt vabatreeningud. Kes tahab, see teeb. Kes ei taha, see ei tee. Ja ma arvan, et umbes 30 minutit, 40 minutit, siis hakkab juba avakõne ja läheb valiks. Aga mis siin ikka? Poodium on siin, rada on siin, kompleks on suur ja lähme vaatame sisse ka. Nüüd me oleme siin sees registreerimislaua juures ja nimme kohe. Üks väga kiire mees tuli ka kohale. Tulid vaatama ikka, on ju? Tulid vaatama. Ja, soovin edu siis vaatamisel. Ja räägime natuke Silveriga. Mis seis on? Palju meil on osalejaid? Meil on osalejaid siin juba circa 20 ringi, 36 on meil vist peaks kokku tulema täna, aga aega veel on, inimesi jõuab, kes tuleb parem, kes tuleb hiljem. Põnev! Põnev. Aga ma arvan, me ei sega siit poolt. Ma olen kuulnud jutte, et kassa poole pealt väga ei taheta meiega rääkida, aga neid inimesi täname ka kindlasti ja ega siin midagi polegi. Toob energy veel. Aga lähme nüüd välja, sest seal saab purksi. Purksi ka saab.
ma küll ei võistle, aga ma olen väga kiire. Mis asja? Dennis Burger on kinni täna või? Meil oli jutt, et nad tulevad purksi tegema meile. Väga huvitav. Aga küll nad lahti teevad, sest siin on Drift Factory üritus ja Corneri Obikardi sari. Nii et ma arvan, et ega nad tahavad ikkagi tulu saada täna siit. Nad niisama seda putkalt siia ei toonud. Aga samal ajal ma arvan, lähme sinna automaja juurde ja vaatame siis drifti autosi ja ma ei tea, vaatame, mis meid seal ees ootab. Oma kiire masina ma andsin ikkagi omanikule tagasi, et ütleme nii, et tal on seda rohkem vaja kui mul. Räägime siis Sten Suvemast, kes on Laitse pargi, siis ütleme, korraldab siin kõike ja omanik ja osanik ja kõike, mida hing ihaldab. Aga tulime siis siia drifti osasse või kus nad paiknevad. Ütleme nii, et täna on siis selline drifti treeningpäev, Drift Factory ja siin mõned masinad on praegu parklas. Valmistuvad siis pealeminekuks. Kell 11 algab Drift Factory ja kell 2 Drift Factory siis lõpeb. Aga ootame, vaatame, äkki tuleb juurde ja äkki on isegi võimalus kellegil saada driftiauto kõrvalistmele sõitma. Aga ma praegu ei saa lubada, kas me teeme siin kellegiga praegu kohe ka intervjuu või teeme seda pärast, aga kellegi me kindlasti rajalt maha võtame ja mikrofoni talle ette topime. Siin polegi tegelikult midagi rääkida, siin tuleb vaadata. Faced with
the demons addicted to hearing victims screaming. Guess we was evil since birth, product of cursed seeds. Cause even our birthdays is cursed days. A born thug in the first place, the worst ways. I love to see the block in peace with no more dealers and crooked cops. The only way to stop the beast, and only we can change. It's up to us to clean up the streets. It ain't the same. Too many murders, too many funerals, and too many tears. Just seen another brother. Plus I know him for years. That's my family. But what can I say? Keep your head up and try to keep the faith and pray for better days. I don't ever wanna feel like I did that day. Take it to the place I love. Take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. Thinking back as an adolescent, casted in my future years, I've been stressing. Some say the ghetto's sick and corrupted. Plus my PO won't let me hang with the brothers I grew up with. Trying to keep my head up and stay strong. All my homies slinging yo all day long. But they wrong, so I'm solo and so broke. Saving up for some Jordans, cause they dope. I got a girl and I love her, but she broke too. And so am I can't take her to the place she wanna go to. So we argue and play fight all day and night, making passionate love to the daylight. Cause we about to get evicted, can't pay the rent. Guess it's time to see who really is your friend. Tell me you pregnant and I'm amazed. So many blessings while we stressing, looking for them better days. Like I did that day. Ja lõpuks mõnitab. Ja lõpuks oleme siis siin Evali juures ehk siis Eesti Virtuaalse Autospordiliidu simulaatorite juures ja kindlasti natuke paremini juba sina peal selle süsteemiga, mis seal on ja selle sisuga. Ma arvan, et Art on parem inimene rääkima, mida see simulaator sulle andis ja mis seal teha saab. Et selle osa ma annan küll puhtalt sinu peale, sest mina pole veel käinud ja päeva jooksul ikkagi üritan seal ära käia. Mu esimene corner intervjuu, ma ei teagi, mida öelda, ma olen nii kaua oodanud seda, aga jaa, ühesõnaga, meil on siin tagataustal 67. aasta Silverstone, 1988. aasta McLaren MP44, see kuulus McLaren, millega Senna ja Prost omal ajal madistasid terve hooaja, võitis 15 etappi 16-st ja lihtne viis kogu asja kokku võtta. Väga hästi saan aru, miks seda aega kutsutakse Vormel 1 kuldajastuks ja ausalt võiks kõik need simu challenge'id võiks selle masinaga järgmistel kordadel teha, sest tegu on, sa tunnetad selle auto võimsust, samas sa tunnetad ka, et ta on midagi palju robustsemat kui isegi 10 aastat hiljem autod ja ta on selline masin, et sa saad teda pushida, sa julged teda pushida, aga kui sa lähed üle piiri, siis ta karistab sind kohe ja väga karmisti. Ja see tunne lihtsalt, et kui see tagaosa muutub järsku kergeks, on täpselt selline asi, mis paneb mingit masinat austama. Ja praeguse seisuga meil on Janar ka enda kogemust ilusti saamas ja Siim ka, kes saab meil täna oma kauaoodatud karika ka kätte ning võib-olla võtab siin Evalis ka kiirem aja, aga igastahes tegu on märkimisväärse pilliga ja suured tänud Evalile ja selle siia toomise eest virtuaalselt. Ja tänase päeva üks eduvõtmeid on kindlasti see, et sõitjad said täiskõhuga teha rajal õiged otsuseid ja selleks meil esimest korda aitas sõitjate kõhud täis hoida. Mida sa seletad? Said sõitjate kõhud hoidis täis Tännis. Hüüdnimi Tänni on muidugi kõigile F1 fännidele tuntud, et me saime siis ka lõpuks. Ja Tännis eestvedaja. Oi, ja ma sain just väga õigel hetkel. Aitüma. Näeb pagana hea välja. Ja Tanil, räägi sissejuhatuseks, et ma siin natukene juba stalkisin ja lugesin, et ei ole väga vana ettevõtmine, et kuidas see mõte tuli oma selline ratastel restoran teha ja kui kaua sa oled tegutsenud? Ütleme niimoodi, et tere jah, esiteks ma Danil, et alustasime eelmisel suvel, et miks me üldse siis alustasime oli sellepärast, et üleüldse mulle meeldib hästi palju süüa teha.
ja täpsemini siis tänavatoitu ka. Aga miks ma siis purksiputka tegin, oli sellepärast, et Eestis puudub selline hästi spetsiifiline Ameerika stiili smashburgeri koht. Ja siis ma mõtlesin, et alustasime üldse hoovi kohvikute päevast ja mõtlesin, et võiks teha nagu tulist ideed, miks mitte teha midagi suuremat. Ja siis avasime enda putka ja hakkasime nii-öelda smashburgsi pakkuma inimestele. Vot. Ja kas sa defineeriksid ka ära, et kuna võidusõidu ringkondades ikka, et kõiki meid huvitavad need tehnilised terminid, et mis smashburgs, mida nagu smashburger nagu tähendab, mis on selle spetsiifika, mis teeb burgeri smashburgeri? Mis teeb burgeri smashburgeri? Põhimõtteliselt seal juba nimes on smash ära öeldud, ehk siis me võtame selle beefi ja siis surume selle hästi nagu nii-öelda peenikeseks. Selle mõte on see, et siis beef läheb hästi selliseks krõbedaks ja üleüldiselt Ameerikas on hästi populaarne nii-öelda burgeri tegemisviis. Ja sellepärast see ongi nii tuntud ja maitsev. Vot. No see sa mainisid street foodi, et see on vist ju viimast aastat, et mul elukaaslane on suur kokanduse fänn, aga ise nagu nii palju ei teata, aga see on viimastel aastatel vist nii-öelda selline kvaliteetne street food on muutunud vist täiesti selliseks asjaks iseeneses. Ja kindlasti. Me Eestis kogu aeg, iga hooaeg nagu tekivad aina juurde need nii-öelda tänavatoidu kohad. Et ju siis läheb inimestele peale. Vot. Ja peab ka ütlema seda, et me väga samastusime sellega, et me oleme enam-vähem sinuga nagu samal ajal on selline hoog sisse läinud, et me ka siin 2021 nagu oleme tegutsenud muidugi juba kauem, aga tõstsime pead, et kas see viimased siis selline 2 aastat, et on vist päris põnev seiklus olnud? Ei, kindlasti. On igast seiklust saanud, et väga põnev on. Et see on vägevalt kihv kogemus, nagu, eriti mulle nagu. Et olen väga rahul siiani. Ja kas mootorispordis on alati see, et nagu otsida innovatsioone ja otsida uusi tehnikaid, et kas see on ka midagi, mida sina niimoodi, et iga kord üritab pushida ennast, et mõelda välja, et mida ma saaksin veel nagu kuskilt timmida? Ei, kindlasti kogu aeg nagu, et alati on mingeid väikseid asju, mida võiks paremini timmida, et tegelikult on nagu ilgelt palju nagu asju, et üleüldse enda elu mugavaks teha nii edasi. Vaat. Oled sa ise võidusõiduga ka kuidagi seotud, jälgid, oled tegelenud? Ütleme mitte otseselt, aga karti ikka mulle meeldib sõita. Siis kindlasti oleks tore sind Tännis meie etappidel veel näha, aga siis juhul kui ei saa, siis võid alati tulla karti sõitma. Ja kindlasti, et meeledi tulen. Ja aitäh teile üldse kutsumast ka, et selline väga tore kogemus. Suur aitäh sulle, mees, ja ma kohe hakkan enda omadega pihta enne kui ära johtuvad. Aitäh sulle. Näeme. Still dressing like grown men when rolling. Out in the dark smoking Newports, gaming marks. Got a place in my heart, homie, stay smart. Locked you up in the pen and gave you 3 to 10. I send you letters with naked flicks of old friends. Hoping you well, I know it's hell during time in the cell. You need mail when you in jail. And me, I'm doing cool. I settled down, had a family, working in night school. Every once in a while I reminisce and I wonder how we ever came to this. I miss the better days. Like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. I don't ever wanna feel better days. Like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. Hear my battle symphony, all the world in front of me.
together. Just out of reach. Blood on the floor, sirens repeat. I've been searching for the courage to face my enemies when they turn down the line. I hear my battle symphony, all the world in front of me. If my armor breaks, I'll fuse it back together. Battle symphony, please just don't give up on me. My eyes are wide awake for my battle symphony. For my battle symphony. Say that I don't belong, say that I should retreat, that I'm marching to the rhythm of a lonesome defeat. But the sound of your voice was the pain in reverse. No surrender, no illusions, and for better or worse, when they turn down the lights, I hear my battle symphony. All the world in front of me. If my armor breaks, I'll fuse it back together. Battle symphony, please just don't give up on me. My eyes are wide awake. If I fall, you're not down. If I set up on the ground. If I fall, you're not down. If I set up on the ground. When they turn down the light, I hear my battle symphony. All the world in front of me. If my armor breaks, I'll fuse it back together. Battle symphony, please just don't give up on me. My eyes are wide awake for my battle symphony. For my battle symphony. ja võtame järjekorras, kuigi tegelikult tuli teisele kohale, aga kuna kõige kiirem mees, tal on ka kiire, Sander Meelikov, teine koht, esimest korda siis meie poodiumil. Et kuidas see etapp sinu jaoks kulges, et sõitsid siin eelfinaalides sellise kiire, aga libeda kardiga, et oli see päev selline nii-öelda alt mäge ülesmäkke ronimine ja peaaegu jõudsid tippu? Kvalis oli sama kvart, et selles suhtes, et oli võib-olla natuke kergem, et eelfinaalis ei pidanud nagu ümber õppima, et lõppkiirus oli hea ja tänu sellele sai paaris kiirest konkurentsist nagu mööda, aga lõppkokkuvõttes jah, ma arvan, et ta niuke uphill battle oli küll selle koha pealt, et üks vend oli lihtsalt peaaegu üle ja eelfinaalis oli tal natuke liiga kerge, finaalis ma usun, natuke suutsin keerulisemaks teha, aga ega ta väga palju ei katnud ka, et jah, mõtted käisid läbi, et prooviks kuskil vahel hüpata, aga ei tulnud välja. See oli nagu mingi moment ka, et kus nagu tundus, et okei, et kui nüüd üldse proovida, et siis oled nagu piisavalt lähedal, et võiks mingi divebommi teha? Ma Ristole ütlesin ka ennem, et ma ei taha ees sõita, et ma ootan oma hetke, aga ma jamasin oma hetke kohe alguses ära, et tegelikult seal kolmas ring vist oli see väike võimalus, kuhu vahele nagu minna. Siis tuli vahe sisse ja siis üks poiss hakkas tagant tulema, kartsin natukene, aga lõppkokkuvõttes see siis nagu head hetke ei tekkinud, kus vahele minna.
hoidsid, kas Risto Kapetit selja taga hoida kõige kergem ei ole, et kas sõidu lõpus oli juba nagu selline vahe väike, et pidid reaalselt nagu katvejooni ka võtma? Risto vastu on väga mõistlik sõita, et kindel vend, kes kunagi sul otsa ei sõida ja uskumatu respekt, et paljude teiste kohta või mõne teise kohta seda öelda ei saa, aga Risto kohta saab 100% öelda, et ei karda. No respekt kindlasti sulle ja siis lasen sul lipata. Väga äge ürituse osalega. Ja respektist rääkides, Risto, lõpuks jälle poodiumil punkti arvestuses, ma ei ole nüüd kindel, mis see täpselt tähendab, aga halb olukord sul kindlasti seal ei ole. Ning kuidas finaalsõit sinu perspektiivist oli, et kas oli selline nii-öelda päästetud kolmas koht või isegi oleks teisel kohani asja olnud? Ikka päästetud asjast, et ma läksin midagi pärast väga suure egoga ja kohe esimesse kurvi ma sain natuke parema stardi, siis ma mõtlesin, et ma saan äkki kuidagi väljalt poolt hakata üritama, aga siin rajal väljalt poolt ei saa mööda. Ja siis täpselt sai mulle Sander hoopis sisekurvi ja siis ma jäin esimene kurv välikurvi ja ma olin vist korraks 5. või 6. ma olin täiesti rist ja kõik läksid juba seest läbi, ma täiega vandusin ja ma olin jumala pahane, aga siis jah, Sander ütleb, et minu vastu on respekt sõita, aga siis ma esimesed paar ringi pidin suht agressiivselt sõitma, et tagasi kolmandaks saada, kuna ma teadsin, et kart on hea, et ma tahtsin ikkagi järgi jõuda parimatele ja siis sain mööda kolmandaks ja siis ma pingutasin kõvasti, ringiaeg tuli hea, aga top 2 olid ikka kaugelt eest ära. No Laitse raja kohta on nagu erinevaid kommentaare selle möödumisvõimaluste kohta, et mina näiteks ütleksin, et see on üllatavalt heade möödumisvõimalustega rada, et kuidas sa? Ja ta oli seal vahepeal 4 tükki kõrvuti, et tegelikult saab küll, eriti alguses ja kuniks nagu ruumi jäetakse, siin on palju erinevaid variante ja see esimene hiit ka tegelikult oli väga palju actionit ja sai mööda sõita, et see on tegelikult on lahe, et kergem ikkagi kuni petis kuskil või ühesõnaga, et siin on oma koht ikka nagu igal pool, jah. Ja ülejäänud hooaja mõttes 3 etappi on ära olnud, et nüüd ju tuleb järgmisena sulle väga kallile lähedasele raja peal, FK raja peal. Ei, väga põnev on, sest üldarvestus tegelikult läheb väga hästi. See on juba niimoodi for granted, et ma juba tahtsingi seda poodiumit nii väga ja seda ülilahedat trofeed täiega laheneb välja. Anyway, et aga näiteks Laitses ma polnud kuivaga, ma ei tea, mingi 5 aastat sõitnud ja ma ei teinud trenni ka, et see, et ma sain kvalis üldse A-finaalis oli nagu minu eesmärk, see oli juba väga tore, et saada siit nii palju punkte, et Sandril ei läinud väga hästi, see on nagu ülihea ja FK-s võiks hästi minna küll, seal pigem nagu ühtegi kümpsi raja peale ei jää, aga eks kaardi loeb ikka, aga suht optimistlik olen, et päris hästi on olnud. No ütleme niimoodi, et korraldajad on alati erapooletud, aga alati hea meelega see hästi läheb mees. Aitäh. Aitäh. Ja nüüd, Larsen, no mul oli see kuri kahtlus, et varem või hiljem sa siin meie etapi poodiumil ka kõige kõrgemal kohal seisad. Et kuidas see etapp sinu seisukohast oli, et tundus nagu, et väga sellised närvilisi olukordasid tegelikult ei olnudki, aga või ma eksin, oli? Ei, selles mõttes päeval, kas rahulikult ja lõppes ka rahulikult jumala hästi, et aastas peabki korra see hea päev juhtuma ja nii läkski. Et närvid seda ei olnud siin midagi. No see 57 kart oli vist ka, tundub, liikus väga kenasti. Liikus küll, et 59 oli ka siuke liigutav ja et kartide loos oligi täna jumala hästi läinud ja päev läkski hästi. Päev läks hästi ja kas on siit kohast plaan ka, et siin ülejäänud etappidel hakata mingit üldarvustuse kohta ka püüdma? No võimalik, et FK-s on tulekul, et vaatab, kuidas edasi. FK-s on kiirus olemas, et vaatab, et mis peale seda siis toimub. Ja kas loomulikult üksteist tunneme Iller Jürgensoni kardikoolist, et Iller on siis tubli treener olnud? On, et me oleme siin päris palju lühkinud siin Laitses, et käsi on alati soe. Sulle muidu Laitse rada iseenesest meeldib? Selles mõttes ta on hästi tehniline ja vajab sükest rahulikku sõitmist ja ega kõigile ei meeldigi. See tegelikult ei saa aru, näiteks esimene kurv, kuidas minna kaugelt või seest siseneda. Et ta on keeruline ja põnev rada. Ja mis ülejäänud hooajaks, hobikaardi hooajaks nagu plaanid üldse on, kas on mingi konkreetne eesmärk ka, mida nagu aasta lõpuks tahaks nagu saavutada? Praegu ei ole plaane, vaatab jooksvalt.
No vaatame jooksvalt, aga jooks on sul igatahes väga hea mees ja nii hea meel sind lõpuks meie esikohal näha. Aitäh! Nüüd on meil siin ilusti uhkelt Laitse tiimi esindus ka, et suured tänud kogu Laitse tiimile ka, kes tegid täna super tööd nii rajajulgestuses kohtunikuna kui igas muus mõttes, et ideaalselt mõnus oli töötada ja kuidas see etapp läks, et kas oli pigem selline keskmise järgi võetes selline rahumeelne, pigem selline närvilisem? Noh, nagu enne sai öeldud, selles suhtes oli igasuguseid selliseid vigu, actionit oli, natuke oli mürgeldamist, aga selles suhtes see oli meeldivalt rahulik, tegelikult oli tore vaadata seda, oli nagu, ei olnud selline, et hoiad 2 käega peas kinni ja nagu palvetada kõik ellu jääksid, aga samas ei olnud ka väga igav. Aga tore oli, eriti tore oli see, et loomulikult hea sõber võitis, et selles suhtes actionist puudu ei jäänud, kõik jäid ellu, kõigil oli tore, et otseselt midagi kurta ei saa. Loodame, et järgmine aasta tuleb sama äge, et mul muud otseselt ei olegi öelda, et üle tüki aja väga selline seikluste rohke ja kuidas nüüd öelda, tahan öelda, et oli üle tüke huvitav tööpäev, aga see oli tõesti huvitav, et jah. Kas see hooaeg ise on ka plaan mõnele meie etapile sattuda? Vaatame võib-olla, kui aega tekib, et siin Laitses ongi see miinus, et kõikide muude selliste kardisõitude jaoks nagu ei olegi aega väga jäänud, aga kindlasti, kui aeg tekib, tulen ja vaatame, kuidas välja kukub. No ootame sind kindlasti ja kaua te üldse Larseniga tunnete üksteist? Noh, kuidas nüüd öelda, ma hakkasin, sattusime samasse karditrenni kunagi. Ta tuli natukene peale mind siis sinna trenni. Hakkasime koos sõitma, saime aru, et päris kiiresti ei ole aru saada, et Larsen oli selline kiire poiss, et temaga sai igasugust, pulli sai, eriti siin rajal, me sõitsime hästi palju, nüksime seda rada peaaegu 2 aastat jutti ja kindlasti vaadates ta praegust sõiduajalugu, kuidas ta on sõitnud muudel etappidel, väga kõva sõitja, et midagi halba ei ole kurta. Ja kas Laitsel see aasta on mingid kas one-off või mingid muid, näiteks omal ajal oli Laitse hobikardisari, et kas on mingid plaane ka Laitse rajal, mida nagu võiks välja tuua? No hetkel hobikardisari on tulemas, täpselt kuupäeva peast ei oska öelda, aga plaan on see, et siis toimub suure rajal, tulevad uued kardid, natukene võimsamad, natuke kiiremad, võib-olla tuleb natukene huvitavam, et kindlasti kui tulevad sõitjatel, kindlasti tuleb huvitav, vaatajatel, samuti pealtvaatajatel soovitan tulla, kindlasti tuleb huvitav, et jah, plaanid on, kõik on tore, Laitses siin loomulikult ei ole ainult kardid, siin vahest toimub ka igasugused võistlused, driftivõistlused, et siin 6 aja pärast tuleb ka meil driftivõistlus, et jah, kindlasti on igasugused huvitavad ja ega kui sügis tuleb, siis selles suhtes asjad lähevad huvitavamaks, sellepärast, et tulevad talvevõistlused, võib-olla tuleb muinastuletööl midagi huvitavat, et kindlasti siin tuleb midagi. No siis kindlasti ootame ja aitäh sulle, mees! Jah, aitäh! Ühesõnaga, ülipull päev. Ma ei osanud nagu eelmise aasta Laitse läks meil nagu korralduse mõttes hästi sellise, lihtsalt öeldes läks aia taha tegelikult natuke, ise tundsime. See aasta põhimõtteliselt vigade parandus sai tehtud väga korralik, sest ütleme, me ise ei ajastanud seda, aga sellega lihtsalt joppas, et Drift Factory üritus toimus ka samal päeval ja me saime selle connectida, 2 üritust connectida, siis tänu sellele saime headele koostööpartneritele siis ütleme nii, natukene tuluks abis olla, sellise Laitse päevaga. Aga kui enda korralduse poolest rääkida, siis kõik sujus väga hästi. Laitse korraldustiim väga äge, Sten Suvemaa, Simon Suvemaa, mõlemad väga sõbralikud, tulid plaanidega vastu, pakkusid plaane, teeme teinekord nii, teeme juba seekord nii, teeme täna nii,
et hästi äge oli ja rahvas oli ka väga sõbralik ja ma ütleks, et lihtsalt liiga palju suruti mingeid omi mõtteid, mis mulle täna väga ei meeldi, ma ütlen ausalt, et alati on järgmine aasta selleks ja teeme uuel aastal teisiti ja paremini, aga meil juba see aasta on kõik väga hästi ja Laitse oli minu poolest 100% complete ja ma ei lähe siit halva emotsiooniga koju. Siit on võimatu minna halva emotsiooniga koju, et võtaks, see oli minu arust see etapp, kus see meie tänavune hooaeg, et kui me Aravetel nii-öelda võtsime hoo sisse, Langel katsusime seda hoogu hoida, siis siin kuidagi tekkiski selline tunne, et nii, nüüd on hoog ilusti sees, nüüd on kõik moodus operandid paigas ja nüüd saab lihtsalt täiega panna ja ma arvan, et sai täna korralikult, et tõepoolest Laitse tiim, kohtunikud, super töö jällegi, et kohtuniku olemasolu on imeline. No see food truck, no see on selline asi, et lihtsalt see lause, et tule meie üritusel, meil on oma food truck, on juba nii hea ja Tännis kindlasti juba tahangi need sõnad kähku ära teha, et neid friikaid kuumalt edasi süüa ja kõik lihtsalt kõik täiesti super ja alati on tore näha, et meie võistlustel jälle huvitavaid nägusid oli, Miia Pankratov, keda me oleme kaua aega jälginud, et lõpuks saime kokku ka ja jälle, ma arvan, et punktitabel näeb väga põnev välja ning pagana huvitav saab FK olema, et nüüd on minu arust see hooaeg võttis nüüd täiesti selle oma 2024 aasta hooaja näo. Jumala hästi öeldud ja tõesti nagu pikki silmi ootan ka Õismäed ja arvestades, mis emotsioon siin täna oli, mis rajal toimus, mis kontaktid, karistused, penaltid, nagu kõik oli nagu olemas ja ilm vedas täiega ja mis ma tahan nagu öelda ongi see, et nagu Janar ütles, et kõik head mõtted on alati teretulnud, aga ongi, kui sa ütled nagu see oli halb, see jääb nagu niimoodi mõjuma, see on nagu aga selles mõttes ikkagi oleme avatud tagasisidele ja põnevusega ootan järgmist GP-d, sest nagu Art ütles, et see hooaeg on võtnud tõesti nagu sellise hoo sisse, nii et näeme Õismäel.